tähendab siis Calm Bay ehk vaikne laht. Ja ta on olnud pealinnaks aastast 1845. Ja algul oli ka 1804 kuni 1812, aga siis vahepeal kuningas Kamehameha viis selle Big Islandile. Kailua Kona oli pealinn, ehk see Kona on see linn, kus me maandume, 3. saarel maandume Konas ja siis sõidame pool saart läbi ja ööbime Hilos. Et see Kailua Kona oli pealinnaks ja siis mingi hetk oli Lahaina vaalapüügi kõrgaegadel, siis oli Lahaina Maui saarel oli veel pealinn ja siis Honolulu jälle 1845. See on siis Hawaii vapp ja siin all on kirjas Uamauke ja Okaina Ikapono. Et see on teine asi siis Humu Nuku Nuku Apua kõrval, mis pärast peas olema. Ja seal on siis näha see king Kamehameha ehk kuningas Kamehameha esimene. Me läheme Big Islandile, et tema on Big Islandilt pärit. Tema siis esimesena ühendas kõik, algul tal oli 3 Hawaii saart ja siis ühendas 4 suurimat Hawaii saart oma võimu alla. Ja siis peale teda tuli veel Kamehameha teine, 3. ja 4. Siis oli veel Queen Liliuokalani ja siis kuningas Kalakaua ehitas siis selle. Et ennem elas kuningas seal taga olevas ja siis 1882 ehitati see kuningaloss. Ja siin oli siis elektrivalgus ja veega tualett ennem kui Washingtoni osariigis ja Valges Majas. Ja no väga palju on seal sarnasust meie selle Vene ajaga, et umbes jälle kuningale ja kuningannale seal mingid tehti meelehead ja siis öeldi jälle, eks ole, et muidu sa lähed vangi või tapame su ära, kui sa nüüd ei ole nõus alla kirjutama, kuigi rahvas oli väga vastu, eks ole. Siis tehti jälle mingi hääletamine mingi periood, jälle rahvas oli hästi vastu, aga hääletada said ainult nii-öelda selle kohaliku parlamendi liikmed ja siin, ühesõnaga väga sarnane, see ikkagi annekteeriti 60 aastaks Ameerika poolt, siis kuulutati Ameerika osariigiks ja nüüd ameeriklased 100 aastat peale, kus see oli 100 aastat nii-öelda nagu peale seda annekteerimist, siis nad vabandasid esimest korda. 1808 kuni 1910 ehitati sinna ülesse mäe otsa, kuhu me ka lähme, me näeme siis ühte niisugust nagu õhutõrje või selle niisugune nagu laske see patarei, et sealt saad tulistada nii õhku kui siis laevu, kes võivad tulla siia ähvardama. Et see oli puht sõjaväelisel eesmärgil. Nüüd oleme siis siin kraatri sees ja lähme sinna ülesse tippu, sinna täitsa ülesse. Et muidu, kui siin on 9,3 miljonit turisti, võib-olla see aasta juba 9,5 miljonit turisti, siis teeke bussi aknast, ma eraldi nagu kinni ei hakka siin vähemalt pidama, et minu arust meil jääb ühel saarel veel kuskil tee peale. Saab autoga läbi sõita. Jah, no see on Ameerika ju ikkagi. Drive-in surnuaed, pangakontor on drive-in, ega sa ju ometi autost välja ei lähe, kui sa panka tahad minna. Näete, otse ees on näha, plaadid on siis maa tasapinnas. No eks iga inimene on oma elus ju ikkagi muru niitnud, et see on nagu just austus. Tuttav tunne, kodune tunne. Ja nagu näha, siin on päris mitu korda jooni tõmmatud. Jaa. Ja kõhu täis ka, nii et nüüd lähme siis Pearl Harborisse ja vaatame siis seal, kuidas endiselt 7. detsember 1941 jaapanlased tegid üllatusrünnaku ja tabasid absoluutselt kõiki laevu, mis sadamas olid, kuna see tuli nagu üllatusena. Ja kõige suurem kaotus oli siis USS Arizona. No kõik sõjalaevad üldiselt kannavad mõne osariigi nime. Ja Arizona sai siis tabamuse laskemoona lattu.
ja sellepärast seal käis selline jumakas ja läks ruttu põhja, et 1177 mereväelast jäi sinna sisse. Ja siiamaani see laev lekib kütust, neid inimesi ei ole sealt ülesse toodud, kuid niisugust lollust ka ei ole tehtud, et betooniga oleks kaetud ja varjatud nagu Estonia puhul. Et vahepeal seal on nüüd selle USS Arizona, seal on näha, kuidas ta seal põhjas on ja vahepeal 2 aastat ei saanud selle laeva kohale minna, sinna on pandud pontoon ja laev, niisugune praam sõidab sinna ja pontooni peal saab siis jalutada. Seal on mälestusmärk ja kõik need nimed on hukkunud sõdurite nimed, aga nüüd see aasta väidetavalt tehti paar kuud tagasi uuesti lahti, et vähemalt meil on laevapilet olemas, millega me saame sõita seal ümber ja kui see pontoon on nüüd lahti, siis me saame sinna peale ka. Ja sealt ülevalt siis näeb konkreetselt seda laeva. Ja et need suured sellised augud on, kus siis kunagi oli kahuritornid ja et juba lebab seal aastast 1941. Ja siin on siis seesama James Tolle, kes siis tegi siia selle ananassi istanduse ja kunagi lausa 3/4 maailma ananassidest tuli Hawaiilt. Ananassi taim annab vilja ainult 3 korda. Siis võetakse vili ära, no kõigepealt kõik ananassid istutatakse käsitsi. Siis peab teda siin hooldama, niisutama ja 1,5 aasta pärast tuleb esimene vili. Issand, see on nagu vurg on see. Jah, kaklemised. USAs on 2 osariiki, kus autokastist võib inimesi vedada. Et üks on Hawaii ja teine on Texases. It's just some wonderful music with the bomb skies. We should be together in a little heaven under a cold tree. So gay and free together in a little heaven over a silver sea. Days will be lazy and simply crazy. The skies grow hazy above, and we'll be all alone together in little heaven, living a dream of love. Days will be lazy and simply crazy. The skies grow hazy above. Et alustame hotellist, siis sõidame siia keskele. Seal on Džunglipark ehk Manoa Falls. Ja siin Manoas on ka ülikool. Ja nagu näha, väga mõnus ja hoopis teistsugune loodus, et sõidad täiesti pilvelõhkujate juurest 10 minutit ja me läheme nüüd siis matka, me jõuamegi vihmametsa ehk džunglisse. Rahvuspuu on kukui puu. Rahvuslind on nene. Nene ehk Hawaii ani. Ja nenet me nüüd peaksime nägema Kauai saarel. Ja kui ma ütlesin, et kollane hibiskus on Kauai rahvus nii-öelda või tähendab saare lill, siis on ta terve Hawaii osariigi rahvuslill ka. Rahvuskala on kuidas? Humu, nuku, apu-aha. Üks hea asi, et siin ei ole mitte ühtegi mürgist ussi ega madu. Et sa võid rahulikult minna džunglisse ja lükata neid liaane kõrvale ja seal Tarzanit otsida. Et ei ole mingit ohtu. Ja ainukene üks mürgine ämblik on, aga seda nähakse 1 kord aastas. Ja ameeriksed ütlevad, kui nad midagi uut teada saavad, siis ütlevad, et oh, every day you learn something new. Et iga päev õpid midagi uut. Teisel peal on ka majad, on ka hästi lugugi. kodutute linna. Ja kodutud elavad siin. Siia tuleb tulla. Waimanalo Beach Park. Kuna see vahemaa on
4000 kilomeetrit, siis oli teada, et see tsunami, ta läbis seda kuskil 5-6 või isegi rohkem tunde. Ma mõtlen, ma hakkasin õhtu kella 8 seda jälgima, sest kõik sireenid ja asjad pandi tööle. Metsik järjekord oli poodides, kõik osteti veest ja tikkudest küünaldest tühjaks. Bensiinijaamades oli super suured järjekorrad. Sellepärast, et keegi ei teadnud, kui tõsiselt see tsunami siia tuleb. Et kogu aeg on räägitud, et see on võimalik, et tuleb niuke tõsine. Ja siis ma ise jälgisin samamoodi ja niuke nagu kõva tahtmine oli minna mere äärde vaatama ka seda öösel. Ja no siis Facebookis kommenteerisin seal ja osad ikka ütlesid, ei ära mine ja et siis ma käisin õhtul, kui ma muidu parkisin sinna Alavai kanali äärde auto, siis igaks juhuks, no kuna soovitati, et vesi võib tulla näiteks esimese või teise korruseni, suht sama tasapinna peal ju oli ka meie hotell kui see Waikiki rand seal. Ja siis käisin auto, parkisin parkimismajja sinna 4. korrusele igaks juhuks. Waikiki osas ainult 2 meetri kõrguse lainena, nii et natukene sinna Kalakaua tänavale õrnalt ja mõnes üksikus kohas ja Honolulut see peaaegu ei puudutanudki. Ja Kauai on esimene saar, mida James Cook nägi ja siin ta siis ka esimest korda maabus 1778. See on siis, no need kõik saared on ikkagi vulkaanilise päritoluga ja see on siis kõige vanem saar. Aga kui nüüd mitte mälust rääkida, siis näete täiesti teistmoodi saar. Teised puud. Aga Kauai saarest samamoodi läheb selline mäeahelik ja see on nii järsk ranniku suunas, et ümber saare ei olegi võimalik sõita. Ühendatud kindlus ehitati 1815 kuni 1817 ja see on üks 3 kindlusest, mis siia Kauai saarele tehti. 3 tükki. Jaa, 3 vene kindlust. 3 vene kindlust oli jah, just. Ja ehitati ta sellepärast ka siia, et siin kõrval on kohe Vaimea jõe suue. Just. Ja Vaimea lahte suubub see Vaimea jõgi. Ja ehitas siis, oli siin selline nagu Vene-Ameerika kompanii. Ja Vene tsarinna Elisabethi aukse tehti. Siin see vene kindlus on, siis on näiteks, jah, just Eesti kindlus ka, aga see nüüd lammutati ära. Ja järgmine näiteks tsaristliku mereväe laev, mis Venemaalt saabus, laeva nimi oli Nadješta, aga laeva juht oli Hagudist pärit kuulus admiral Krusenstern. Ja 1891 kuni siis 1893 oli Queen Liliuokalani, oli veel monarh. Ja peale seda oli Hawaii vabariik 1894 kuni 1898 ja siis kuulutati nii-öelda selleks Ameerika territooriumiks. Oli 60 aastat Ameerika territoorium 1898 kuni 1959, mildast sai siis 50 ehk viimane Ameerika osariik. Ja hilisemad Polüneesia saartelt tulid siis veel 1000 aastat tagasi ehk 900 midagi kuni 1000 seal vahel. Siia siis kolmanda reisi või kolmanda selle nii-öelda avastusreisi jooksul ta siis avastas need niinimetatud Polüneesia pärli ehk Hawaii saared, kuigi
siit oli juba ennem seda 250 aastat sõidetud Ameerikasse, no Ameerika avastati ju 1492. Kui värav on lahti, siis lähme siin teeme, siin on väga ilus, teeme mõne pildi, kes tahab ja vaatab paar minutit ringi. Et siin on nii Jaapani kui siis Buda kui Hawaii, no vot see on nagu erineva tüüpi surnuaed, seetõttu ma pean kinni, et 5 minutit ja ärge sauaplaatide peale minge, aga kes tahab pildistada neid erinevaid, kuna siin on nii erinevad kultuurid, siis see on minu arust üks ilu. Nii. Ka Hiina nii-öelda sümbolid olid olemas, siis 1835 oli esimene suhkruistandus, mis sellel saarel siin avati ja paarkümmend aastat hiljem hakati siis tooma neid Aasiast töölisi, kuna nemad olid harjunud päikese käes töötama. Ja no eks nad hakkasid kindlasti surema ka ja no peale seda see siis on tehtud. Aga selline väga, väga omamoodi ütleks. Meie jaoks muidugi, mitte nende jaoks. Ja ütlebki, et ennem 92 aastat nad niimoodi nagu teede ääres ei kõndinud, aga peale seda hurrikaani Inikit siis on neid rohkem, pluss nad on segunenud nende metsikutega. Näed, ja siin ongi küsitud, et kas neid võib süüa, kes siin igal pool ringi jalutavad. Jah, võib küll süüa. Nii et kellel õhtusöögiks on vaja, siis öelge, ma vaatan, keeran pea teisele poole ja jõlul. Palun mikrooni kahe. Ja, sest kontides, võib olla küll, et kontides oli nagu kuningas Kamehameha esimene näiteks maeti ka salapaika, et ei saaks neid konte võtta, sest kontidest saad sa seda jõudu, mis temal oli, või samamoodi kontidest, sellepärast nad näksisid ka seda kukki, et osad siiski uskusid, et ta on see valge viljakuse, no ja mõlemad viljakus, nii maaviljakus kui nii-öelda seksi või selle nii-öelda paljunemise koha pealt viljakuse jumal, kes siis Makahiki perioodiks ehk just selle viljasaagi tähistamise ajaks ja Makahiki selleks perioodiks oli siia saadetud. No osad siiski veel uskusid seda ja noh, et tükikest saada, et saada ise ka seda viljakust ja su põllud paremini kannaks ja sa naisega paremaid lapsi saaks, et jah, sellepärast neid söödi nii. Ja nüüd sõidame Diamond Head selle Lighthouse ehk majaka juurest jah, läbi. Ehitati aastal 1899, kui nüüd õieti meeles on. Siin vasakul autod ees oli ka nene, kui lähedalt nüüd pilti teha lasevad, peab proovima. See saar koosneb üldse 5 vulkaanist. See, mida me näeme, see on nüüd Kualalai kilpvulkaan ja täiesti kustunud ja magab. Siis seal vasakul on eelviimasel päeval läheme sinna on Kohala vulkaan ja nüüd selle Kualalai taga on siis need üle 4000 meetrised Mauna Kea ja Mauna Loa. Millest üks on siis maailma kõrgeim mägi, kui võtta mäe jalamia, ehk 10 200 meetrit. Seal on kuki kujus. Ja näed see valge, niisugune varjus. Jah, see, et kui sa zoomid, siis see on mälestusmärk tema hukkumispaigale. Et seal löödi tal nuga selga ja pandi siis kas patta või lõigati tükkideks, noh see 3 teooriat. Näed, seal on niisugune valge kuju ja see on ainult paadiga ligi pääsetav, näed niisugune varjus. Ja kuki saabudes sügasid preestrid pead, mõtlesid, rüüpasid natukene vaimu teritavat jooki ja jõudsidki siis järeldusele, et see võõras mees on ikkagi ilmselt viljakuse jumal Lono, aga siis
lühike versioon ongi, et tapeti sõbrapäeval 14. veebruaril 1779 ja söödi ära. Kohe näha, vanad sõbrad. Vanad sõbrad. Aga igatahes see koht on siis seal samas üle lahe siit. Ja see on siis rahvuspargina 1. augustist 1916 ja kuulub ka UNESCO maailmapärandi nimekirja. Pindala on 1300 ruutkilomeetrit selle vulkaani rahvuspargil siin. See on rohkem aur, mulle tundub. Ja, aga see on kuum aur ikkagi. Jah. Aga väävli lõhna seal eriti põllu. Ei ole, jah. Tuleb. See on jah, aur ainult, vee aur. Jah, Siia paned kile peale ja siis on nagu saunas, täitsa parast. Et siin all on magma ja maa sees on magma, aga kui ta välja voolab, siis nimi muutub laavaks. Ja laava temperatuur võib olla 700 kuni 1200 kraadi. Ja kuidas see väävel ja see tekib, et vulkaanilised gaasid on väävlilised. Ja siis, kui need gaasid tulevad siit ülesse, no siin on lihtsalt näidatud nagu need steam vents, ehk siin on vesi ja veeauruna tuleb kuum. Aga kui väävlilised gaasid tulevad ülesse, siis veega kokkupuutel nad muutuvadki siis mädamuna aisuks ehk vesiniksulfiidiks muutub, H2S. Ja see vesiniksulfiid ongi siis see, et kui väävliline vulkaaniline gaas ja vesi, siis tekib vesiniksulfiid ehk mädamuna ais. Laavajärve otsa, nii nagu seal paremal praegu, mulle tundub mingi tasapind ja siin praegu peab olema ka vesi. Ei ole nüüd kindel, kas nüüd see täpselt on või on seal kõige sügavam vesi, aga umbes niimoodi oli näha nagu seal nurga peal, et selline väike ja see siis laienes 85 meetri pealt laius, mis oli 488. Aga siin all on muidu matkarajad olnud, aga praegu oli siin kiri, et see üks neist matkaradadest on vähemalt suletud. Siin on nüüd jälle teistmoodi, siin on nüüd lehmakoogi laava. Ehk see siis, kui laava temperatuur on kõrgem ja ta sulab rohkem, ta ei jää nii kerge ega õhuline, vaid jääb siis lehmakoogine. Praegune Hawaii saarest nagu noorim saar ehk suur saar. Ja et kõik hakkas peale ikkagi sealt Kauai'st ülevalt poolt ja siis vulkaanid aga tekkisid ja Kauai kõigepealt oli see Niihau, Kauai ja nii edasi ja siis aga tekkisid need vulkaanid kõik edasi. Ehk need on kõik saared on kustunud vulkaanide jada. Erinevates kohtades tekkisid 17 või 18, siin tuleb ka fissure ehk välja tulekut, kust hakkas laava välja tulema. Ja need on nüüd kõik maavärinad. Siin toimusid samal ajal 100 maavärinad. Meie Hilo on siin on Pahoa. 3. mai 2018 tuli siis esimene laavakolle ja neid tuli, no ma ütlesin, mingi 17 kuni 18. Ja näete, Leilani Estates ja siin hakkasid need kolded tulema, 10. kolle. Ja see on nagu kõige 4. mai, et see on siis kõige rohkem, kust hakkas purskama. Aga kuna siin ei ole nagu väga palju gaase maa all, siis ta üldjuhul ajab niimoodi, jah, ta ei aja pauguga välja ja Leilani Estates siin pluss seal kõrval siis 700 maja jäid kahjuks laava alla. Näete, siin on tänav ja mitte midagi ei ole teha, lihtsalt laava voolab, elamud on siin. Ja jõudis siin merre välja ja väga laialt, isegi näite number 20. Ja
nii-öelda see laava väljavoolamisava. Ja loomulikult, kui ookeanisse voolab, siis ta ju kivistub ära ja siit üha laienes see laavavool. Kõik on elamud, näete. Ja laava lihtsalt tuli, mitte midagi ei ole teha, 700 maja. Ja siis laava siia tekitas, pärast ta ütleb ka, kas 35 ruutkilomeetrit maad tekkis juurde siia. Rossid merel. Ja näete, kõik siit tuleb. Mitte midagi teha ei ole. 3,5. 3,5 hoopis, jah. 4, no ikka jah, nendel on siin kindlustatud 4 ruutkilomeetrit, 2 korda 2 meetrit, te näete, nüüd kohe tuleb siin maavärin. Ja kui ennem oli see nii väike, me jalutasime siin ümber ja saime käia, siis see nüüd ütleb ka kohe, kui palju see suurenes ja siin samas kõrval on siis vulkanoloog Jägeri muuseum, mitte Mick Jagger, vaid vulkanoloog Jägeri muuseum. Ja see tekitab siis seda, et siit kogu aeg sulab ja samas ta voolab teistest kohtadest välja ja need kaldaseinad kukuvad sisse. Aga hea uudis on see, et meie lõunasöögi restoran, mis umbes siin kõrval on, et see on avatud jälle. Ja näete, kus hakkas kukkuma. Ja lisaks veel laienes. Ja kogu aeg aina rohkem, sest see kõik ju vedela laavana voolas teiselt pool välja. 60 000 väikest maavärinat oli. See on nüüd Jägeri muuseum. Ja 85 meetri laiusest muutus kraatri diameeter 488 ehk 5 korda laiemaks. Ja näete, tee läheb siit, osa teest kadus ära. Ennem oli parkla siin. Jägeri muuseum oli ka kuskil. Nüüd on ta kõvasti sügavam, pluss seda, et näiteks kui siit kuskil tee läheb, osad teed on täiesti kadunud. Ja siis aasta tagasi augustis hakkas siis vähenema. Näete, siit läheb tee. Kõik. Ja osa teed on seal all veel. Aga me võime, kuna see on nii huvitav, me võime teist korda ka vaadata, et ma sellepärast näpuga surgin ja näitan siin vahepeal lihtsalt teil kaamerasse ka. Aga ta voolab nii aeglaselt, näe ikkagi 35 ruutkilomeetrit. Katsid laava, aga juurde tekkis meres 3,5, jah, et see üks number oli mul meeles. 700 kodu hävis ja 2000 inimest tuli mujale asustada. Ja Puerto Ricos neid aina jääb vähemaks, kuna seal on madusid ja maad söövad need ära. Siin ei ole mingeid madusid. Ja kui teil on taskus see valge münt, kvarter ehk 25 sendine, siis konnakeha on täpselt nii suur kui see 25 sendine ja nüüd mõelge selle 25 sendisele jalad veel otsa. See Mauna Kea on siis kõige kõrgem ja eile, mida me nägime, Mauna Loa on kõige laiem kilpvulkaan maailmas. Ja seal kõrval, kui ta tähendab selle tipp, need valged observatoorium ei ole päris tipp, vaid seal kõrval see väike künkake on tipp. No seal on võib-olla 5-meetrine vahe, aga see on just havailaste üks püha paik. Ja seal on alati ka kiri, et austage meie püha paika. Ja mina olen ka käinud nüüd, ma ei tea, mingi 5-6 korda seal üleval, ma lähen alati selle valgeni. Ja mina ei ole kunagi läinud sealt siis mäest alla, pluss siis veel mäest üles 20 minutit niuke see
see just täpselt see 4205 või 4206 meetrit, mis on nende püha paik, et seal on kirjutatud austa seda ja ükskord küll mõtlesin, et peaks ikka ära käima, aga ei ole siiamaani käinud. Et tegelikult olen siis ainult 4200 peal käinud. Ja nad käivad seal, aga nad ei peagi päris sinna ülesse minema, neil on veel üks poole mäe peal on Lake Vajau ehk siis järv on seal üle 3000 peal ja seal nad käivad